lähen teen väikse kiiruse mõõtmise. Kas ta läheb 120 välja või ei lähe, sest üks tahab ära osta, ma tahan selle väikse maha müüa. Ma tahan lõhetraali osta. See on raha vaja ja see nagu nii muhvigi ei toeta mind, siis ma pean ikkagi ise hakkama saama mingi nipiga. Nii, kus meil see Navionic on nüüd? Huvitav. Siin. See peaks nüüd kinni mõõtma, siis palju see kiirus tuleb. Ma loodan, et see Navionic üldse 120-ni välja läheb. Peaks minema. Ja ma raalisin välja, miks ma Eesti uudistest ja poliitikast üldse aru ei saa. Sest eile ma vaatasin Eesti uudiseid ja ma ei saa mitte muhviga aru. Ma arvasin, et viga võib olla minus. Aga siis ma helistasin saarlastele ja rääkisin saarlastega ja küsisin, kas nemad saavad aru. Ja saarlased ütlesid, et nemad ka aru ei saa, mis Eestis toimub. Ja sealt ma hakkasin nagu pilti kokku panema. Vaata, ma olen saarlastega ju 25 aastat olnud. 15 aastat täitsa iga päev koos on. Hommikul õhtul maganud koos, söönud koos, kõike koos on. Ja võib-olla on see neist külge jäänud, sest ma ise ju kooli ajal, ma mõtlen, et kui ma koolis käisin, ma olin ju 4-5-line, põhimõtteliselt 5-line. Ja siis ma istusin ju esimeses reas ja käsi oli kogu aeg püsti. Ja tahtsin vastata kogu aeg. Et siis ma sain nagu loogiliselt nagu kõigest aru. Aga nüüd peale seda 25 aastat, kui ma siin pärismaalaste saare peal on olnud, siis on see nagu kuidagi ära kadunud. Loogiline mõtlemine mul on küll alles jäänud. Aga uudistest ma ei saa mitte mõhku aru. Ma ei tea, kas see, kui sa oled poliitikast tahad aru saada, kas sa pead mingisuguse eraldi koolituse kuskil läbi käima või ei tea, jah. Ei saa aru, aga ma arvan, et saarlased, nad arvatavasti, ma kardan, et nad ei vaata ka üldse uudiseid, nii et võib-olla selle pärast ei saa aru. Sest ega selle saarlaste jaoks, ma ütlen ausalt, ma arvan vähemalt, kui nüüd Eesti sealt ära kaoks, sinna tühi auki jääks, siis ega saarlased võib-olla ei saakski aru, et midagi on muutunud. Sest neil on ikka nende elu käib ikka seda viisi, et pool Saaremaad püüab kala ja teine pool ehitab seal ja siis see, kes ehitab, see ostab kala nende käest ja need, kes ehitavad, need lähevad ja ehitavad ka neile, kes kala püüavad ja niimoodi see ringlus neil see saare peal käib ja ma arvan, et nad ei ole üldse seotud selle Eestiga. Neil võiks vabalt olla oma riik. Ma kardan, et nendega juhtuks mitte midagi. Aga selge, ma nüüd vaatan, mis meil siin näitab siis. 8 kilomeetrit tunnis on juba sees. Nii. Jep. 60 on praegu. Tulebki 120 ära, peaaegu praegu on 119. Ja enam-vähem, ütleme niimoodi väga lähedal. Ma ütlesin, et see läheb välja 120. Keegi ei uskunud. Diiselmootoriga lõhetraali saada.
osta, siis treileriga koos on 4 kilo euri. Auka vedasi küll, ütleme see. Mul on pandud see kõige kiirem kruvidale taha ja 15 hobuseline mootor on. Aga mootor on 2016. 2016 on mootor ja 2016 on mootor ja see on ainult sõitnud, noh tänaseks vist mingi 40 tundi, ütleme niimoodi. Tundi. No selge, siis polegi midagi, siis ma saan üles panna selle. Et 120 läks välja. No ta ei, sinna ütleme, no päris ausalt, et mitte et valetada inimestele, on ju. Siis ta läks kuskil 119 niimoodi. Et selles suhtes on kõik väga 5+. Väga 5+. Näed, üks tuleb sealt igavese udjaga. Kuhu nad lähevad kõik need? Kõik lähevad eeringat taga ajama. Ja see läheb ümber, vaata. Kõik on super. Homme oleme Saksa, nii et siis te näete hindasid, mis on Saksas. Ja ma võin teile öelda, et te olete üllatunud. Eesti mõistes on Saksas nagu ilma rahata. Näed, Lepaüss on seal juba ootab. Vaat nii ootab naine kalda peal. Et see on meie vahe. Mul ootab naine kalda peal paati kinni panna, teil ootab naine kodus, millal rahakotti üle anda. Vaat nii. Aga selge, eks homme näete juba, mis hinnad on Saksas. Vaat.